Hei, Kirsten-Liis siin ja täna me siis alustame 3. hooaja esimese episoodiga ja täna on meil külas Rando Proomet. Kuidas sul üldse läheb? Tänan küsimast. Päris hästi läheb. Aga siis räägi endast ja oma tööst, et kuidas sa oled siis jõudnud siia oma tööga ja üldse, kus sa siis oled? Siia Saue noortekeskusesse ma alustan siis algusest selles suhtes, et oli aasta algus, kuskil jaanuarikuu ja ma olin tegelikult just paar kuud enne seda novembrist tagasi Eestisse jõudnud enda aastaajasest Austraalia reisist. Ja mul oli täpselt selline periood ja selline aeg, kus ma vaatasin, et nüüd olen Eestis tagasi ja nüüd võiks millegi ägedaga jälle nagu pihta hakata. Ja nägin, Saue noortekeskus otsib endale noorte heaolu spetsialisti. Okei, väga huvitav, loen noorte teema, noorte valdkond mind nagu huvitas ja loen seda kirjeldust ja kuidagi oli tunda kohe, et see on nagu kuidagi täpselt mu teema, et natukene sellist nagu võrgustikutööd, võib-olla me jõuame sellest natuke rääkida ka, aga et sellist võrgustikutööd ja noorte toetamist ja mingeid muid selliseid asju, et kuidagi nagu kõik väga klappis. Ja siis ma kandideerisin ja siinsamas ruumis tegelikult tegin ka enda töövestluse selle noortekeskuse juhataja ja teiste inimestega ja ma osutusin valituks. Ja ma olen väga tänulik selle otsuse eest, et on olnud selliseid põnevaid õppetunde ja niimoodi. Aga siis sellest tööst paari sõnaga, et ma nagu siis sain endale sellised huvitavad tööülesanded, et nagu toetada ja nagu abiks olla siis meie vallas elavatele noortele, kes parasjagu ei tööta, ei õpi, ei osale kusagil lisakoolitustel või sellistes kohtades, kes ei ole ka kusagil ajateenistuses või kuidagi teistmoodi niimoodi nagu hõivatud enda tegevustega. Ja see on selles suhtes, et siiamaani on olnud see hästi huvitav, et kõikide nende noortega nagu suhelda, et iga inimese selline lugu, et kuidas ta on jõudnud elus sinna kohta, kus ta siis parasjagu on, kuidas ta on sinna jõudnud ja kuhu ta tahaks jõuda ja mis ta nagu ise tunneb või mis ta ise näeb, et kus kohas tal elus need nagu takistused on. Et umbes sellised asjad. Okei, aga mis siis siin nii-öelda tõi selleni, et ma tahaksin just hakata nagu noorte heaolu spetsialistiks? Ma arvan, et kui ma ise noorem olin, siis mul oli hästi pikalt nagu iseenda elus selline nagu segadus. Nagu pikk periood, kus ma tegelikult ma ei teadnud, mida ma teha tahan, ma ei teadnud, kes minust saab ja ma olen alati rääkinud nagu seda lugu, et tegelikult minu kõrval oli tegelikult mu vanem õde, minust aasta vanem, aga tema teadis umbes esimeses-teises klassis, et tema tahab saada arstiks. Ja ta kogu aeg teadis, et tema tahab saada arstiks. Ja lõpetas ta põhikooli väga, kõik klassid lõpetas eeskujuliku tulemusega, kõik kogu aeg läbi viieline, põhikooli lõpetas läbi viielisena, keskkooli lõpetas samamoodi kuldmedaliga ja niimoodi ja kõik need eksamitulemused seal nagu väga-väga
muljetavaldavalt ja lõpuks ta muidugi sai ka sinna arstiteaduskonda sisse ja lõpetas ka selle. Et aga samal ajal mina seal kõrval, ma nagu jätkuvalt ei teadnud, mida ma teha tahan. Et kes minust saab või miks ma neid asju tahan või niimoodi. Ja siis mul oli väga pikk periood, kus ma lihtsalt tegin midagi, mis tundus huvitav, niimoodi katsetamise jaoks või katsetamise pärast. Et mul näiteks alguses oli selline kunstihuvi, eriti just seal keskkooli lõpus hakkas tekkima. Isegi tegelikult enne seda mul oli vahepeal huvi IT vastu ja siis ma õppisin Tallinna Polütehnikumis aasta aega, vaatasin, et ei, et see tegelikult ikkagi ei ole minu asi. Siis ühesõnaga olin ma tagasi tavalises keskkoolis. Siis tekkis see kunstihuvi. Siis ma õppisin kunstiakadeemias aasta aega, siis ei, see ikkagi ei ole minu teema. Ja kuidagi järk-järgult ma nagu hakkasin enda jaoks seda puslepilti nagu kokku panema. Et mulle meeldib suhelda inimestega. Mulle meeldib inimesi toetada, inimesi aidata. Mingil hetkel ma sain aru, et isegi mul võib-olla on mingisugused teatud isikuomadused, mis seda võib-olla isegi nagu toetavad. Et küll on mulle öeldud, et küll sa oled nagu rahulik ja küll sa ikka on sul nagu kannatlikkust ja nagu selliseid asju oli nagu välja toodud. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema nendele asjadele, et küll öeldi, et mine õpetajaks või niimoodi, siis mõtlesin, et õpetajaks nagu üldse ei tundunud selline nagu huvitav teema. Ja selle asemel ma tegelikult kuulsin, et on olemas selline eriala nimega andragoogika. Sarnane nagu pedagoogika, aga pedagoogika keskendub lastele, andragoogika keskendub siis nagu täiskasvanu haridusele. Ja ma olin siis 25-aastane, kui ma siis lõpuks läksin ülikooli ja hakkasin tegelema sellise valdkonnaga, mis mind nagu päriselt huvitas. Et see oli nagu piisavalt selline, seal olid erinevaid selliseid psühholoogilisi asju, miks inimesed õpivad, kuidas inimesed arenevad ja kõik see teema tundus minu jaoks hästi huvitav, hästi põnev, et nagu aru saada seda maailma nagu paremini. Aga siis, kuidas ma noorsootööni jõudsin, oli tegelikult niimoodi, et õpingute vältel mul tekkis üks tuttav, kes oli noorsootöö valdkonnas ja ta otsis endale mingiks suveks või niimoodi otsis endale mingite projektide tegemiseks nagu sellist koostööpartnerit või niimoodi. Ja siis ma tegin selle ajaperioodi temaga koos mingeid noortevahetusi kusagil Eestis, tulid mingid noored erinevatest Euroopa riikidest, selle Erasmus+ rahastusega ja kogu see noorsootöö valdkond nagu avanes mulle ja ma nagu nägin, et nii äge, kuidas tegelikult isegi sellise lühikese perioodi jooksul, selline intensiivne lühike periood, ütleme mingi nädal aega või 10 päeva, kus noored tulevad kokku, nendega tegeletakse, nad saavad omavahel sõbruneda ja omavahel, kuidas siis öelda, suhteid luua ja samal ajal on seal ümber neid selline toetav atmosfäär ja kliima ja sellised tegevused või loengud, mis ka neid toetab. Ja kuidas see 10 päeva, kuidas, et mõne noore jaoks on selle perioodi jooksul nagu täielik transformatsioon. Ja see nagu minu sees ka nagu äratas midagi ja ma sain aru, et okei, et kui ma tahan siin elus nagu mingisugust tõesti nagu inimeste ellu mingisuguse jälje jätta või nagu kuidagi nagu aidata inimesi, siis ma näen, et just nagu see vahemik, see nagu vanus on nagu tegelikult kõige minu oskuste ja kõikide nendega minu huvidega
et ma selles noorsootöös ma tundsin, et ma saan lihtsalt kõige rohkem nagu ära teha teiste inimeste jaoks. Ja siis muidugi läks veel aastaid aega, aga lõpuks ma siis jõudsin noorsootöö valdkonda nagu tagasi. Jah, siin, kus sa nüüd oled siis. Okei. Aga mis on siis nii-öelda oskused selleks tööks ja teadmised, mida, et keegi tahab näiteks ka sama tööga tegeleda, täpselt selle alaga, et mida ta kindlasti vajaks, et tema juures oleks? Kindlasti see hoolivus ja see huvi teiste eludesse panustada. Aidata neid. Neid aidata, jah. Et see on kindlasti nagu number 1, et nagu kuidagi, et nagu iseenda mingisuguse nime suureks tegemise või nagu kui kellegil on nagu see eesmärk, et siis selle jaoks on teisi valdkondi. Aga et kui ongi inimest huvitab just see, et kuidas ma saan teisi inimesi aidata, et siis sealt saab juba nagu rääkida ja nagu sinna valdkonda liikuda. Mul oli enda haridusest ma rääkisin, selline, kuidas inimene õpib ja just nagu selline elukestva õppe vaatenurgast. Et need noored, keda me tegelikult selle projekti või selle asjaga nagu toetame, et see on suhteliselt lai vanus, sest meie juures on nagu noored 13. eluaastast kuni 29. eluaastani. Väga-väga lai selline vanus. Et nooremaid muidugi rohkem sellest vaatest, et kuidas nad saaksid enda haridusteed jätkata, et mida nooremalt õppida, seda rohkem ja seda kiiremini, seda paremini me saame õppida. Aga tegelikult ka sealt edasi, et kui juhtub tõesti, et haridustee jääb kusagil sealt pooleli, ükskõik mis põhjustel siis kas elulised mingid muutused tulevad või inimene tunneb tollel hetkel, et et ikkagi ei taha või ei saa seda kooliteed nagu jätkata, näiteks keskkooli näol või niimoodi. Aga hiljem elus on ikkagi võib-olla selline tunne, et ikkagi tahaks ja et ikkagi ma näen, et nii paljudes töökohtades küsitakse, et kas sul on keskharidus, on ju? Siis peab ikkagi sellele haridusteele nagu naasema uuesti. Ja et missugused takistused võib-olla siis nagu elus ette tulevad. Et ühesõnaga kõik need teemad olid tegelikult minu õpingute vältel nagu hästi päevakajalised teemad. Hästi olulised, et just, et miks ja kuidas ja et ikkagi seda inimest uuesti õppima motiveerida, või et kuidas nii-öelda pigem siis sisemine motivatsioon üles leida. Peale seda, kui ma ülikooli lõpetasin, ma sain tööd Töötukassas koolitajana. Kuna see haridus andis mulle koolitaja kutse, siis koolitaja kutsega ma sain siis asuda Töötukassasse tööle, töötuid koolitama. Ja siis ma seal niimoodi päris pikalt, kas äkki niimoodi 2 aastat, see oli muidugi täpselt selline koroonaperiood ka, et 2020 ja siis sealt nii-öelda nagu järgmised paar aastat, kus ma Töötukassaga koostööd tegin, see oli selline periood, et niimoodi vahepeal sai koolitada ja vahepeal ei saanud koolitada ja selline väga, väga nagu on and off. Aga jah, väga mitu korda ma sain nagu seda koolitusprogrammi nagu läbi käia. Niimoodi, et ikkagi need teemad, mis järk-järgult niimoodi nagu sealt läbida, et ikkagi kuidas see aja planeerimine on ja missugused need sellised
CV koostamise oskused, motivatsioonikirja koostamise oskused, kuidas tööle kandideerida, kuidas töövestlusel toime tulla, kuidas üldse valida selline karjäärisuund või niimoodi. Et nagu ma arvan, et tänu sellele mul tekkis tegelikult selline päris hea, kunagi ei tea, et kui terviklik nüüd see pilt on, et alati on rohkem asju, mida õppida. Aga see andis päris hea sellise tagatausta ja sellise seljataguse nagu sellise kindluse, et jah, et ma tegelikult pisut saan aru, et ikkagi kuidas võiks üks inimene siis olla, jõuda sellest, ma ei tööta, ma ei õpi sinna kohta, kus ta on jõudnud tagasi tööturule või kus ta on jõudnud kooli. Need asjad on mind toetanud, aga tegelikult see ei ole nagu ainus viis, ainus tee sinna nagu sellise ametini jõudmiseks. Et me kõik kindlasti unistame, et enne kui sa leidsid oma tee selle tööni, siis unistasid sa mingist tööst, milleni sa ei jõudnud. Et sel hetkel sa tundsid, et see sulle meeldib, sa tahaksid sellega nagu tulevikus jätkata, aga ei läinud nii. Või siis kas või väiksena? Ausalt ma ei oska öelda. Ma arvan, et ma sain just nagu sellel perioodil, kus ma ei teadnud, mida ma tahan, ma sain just nagu neid asju katsetada. Ma sain näiteks kompida mingisugust fotograafia valdkonda, ma sain kompida mingisugust sellist kunsti valdkonda, ma sain isegi kompida müügi valdkonda. Ja kõik need kompimised ongi nagu kuidagi viinud selleni, et see on okei, et ma nendes püsima ei jäänud. Sellepärast, et kui ma sinna oleks jäänud püsima, siis ma ei oleks täna siin. Et okei on mitte teada siis. Jah, just. Ja ma arvan, et hästi suur õppetund minu jaoks oligi see, et lihtsalt proovida. Et see on okei, et ma praegu ei tea. See on okei, et mul ei ole kõik see nagu välja mõeldud, on ju. Aga minu hetkene tunne ütleb, et ma peaksin proovima müügitööd. See oli selline viimane asi, mida ma tegin siis enne seda, kui ma ülikooli androgoogikat õppima läksin. Ja ma sain nagu väga-väga palju asju sealt teada. Kuni tolle hetkeni mulle tundus, et ma saan nagu väga palju seal valdkonnas areneda ja see tundub nagu väga minu teema. Ja see oli selles suhtes mul on hea meel, et ma seda intuitsiooni nagu järgisin, et ma läksin nagu järele proovima, et mis asi see müügitöö siis nagu on. Sest ma sain ka selle teada näiteks, et miks ma ei taha teha müügitööd. Ma ei taha, et minu palganumber sõltuks sellest, kas keegi siis nagu ostab minu toodet või mitte. Et see kuidagi minu jaoks tekitas tunde, et mul on nagu mingisugune varjatud agenda. Et nagu selle töö puhul ma tunnen, et mul ei ole seda. Selle töö puhul ma nagu tunnen, et ma saan nagu siiralt soovitada ja inimestele nagu nii-öelda inimesi nõustada selle järgi, mis on neile kõige parem. Mitte mis on mulle kõige parem. Et sest minu palganumber ei sõltu absoluutselt sellest, et kui palju noori nüüd läheb tööle või kui palju neid läheb õppima. Mu palganumber tõesti ei sõltu sellest. Ainus asi, mis sõltub, on see, et minu enda selline sisetunne, et kas ma sain kedagi aidata või mitte. Kuna ma tahan neid aidata ja oleks kurb, kui ma ei saa aidata, siis nagu ma tunnen, et sealt tuleb nagu selline sisemine motivatsioon seda teha. Rääkides siis ka noortest, et millised on peamised siis tegurid, mis siis mõjutavad noorte vaimset ja füüsilist heaolu? Alati on, kui nii-öelda hakata mingit vundamenti või mingit maja hakata ehitama, siis seal on nagu vundament. Ja mina ütleksin alati, et vundamendi põhilised 3
inimmaja vundamendi 3 põhilised seda alusposti või seda on uni, toit ja liikumine. Et kui nende asjadega ei ole hästi, kui nende asjadega ei ole nagu asjad paigas, siis see hakkab väga kiiresti mõjutama nii seda vaimset tervist kui ka seda füüsilist tervist. Ja see jääb rohkem nagu sinna töötukassa aegadesse, aga mul oli seal tollel ajal kunagi üks selline klient, kellel olid just nagu unega nagu suured probleemid. Ja tal oli nagu väga raske nendel koolitustel keskenduda ja olla nagu nende teemadega kaasas ja niimoodi. Ja tegelikult, et kui see uneteemad hakkasid tal nagu paremaks minema, siis oli ka nagu kohe näha, et ta oli ka palju rohkem nagu kaasas ja palju rohkem nagu suutis selles kontekstis ennast nagu kokku võtta ja tegelikult ma olen ka temalt nagu tagasisidet saanud, et täna ta tegelikult ka töötab nagu sellises valdkonnas, nagu kus ta nagu tahab töötada. Et aga tagasi liikudes siis sinna noorte küsimuse juurde, et kui vundament on nagu paigas, et siis saab hakata vaatama, mis seal ümber toimub. Noorte puhul kindlasti on alati see küsimus, et missugune on see kodune keskkond, kus nad kasvavad. Missugused on need sõbrad tema ümber, kes teda toetavad või ei toeta. Et meie kõikide elud on tegelikult hästi sellised keerulised, et seal on hästi-hästi mitu aspekti. Ja ega noorte elud on samamoodi väga-väga keerulised. Et võib-olla sealt tulevad ka nagu sellised asjad, et ühte inimest mõjutavad ühed asjad rohkem, teist inimest mõjutavad jälle teised asjad rohkem. Aga need põhilised sellised aspektid on jah, see keskkond ja see, et kuidas inimene ise on nagu harjunud toime tulema selles keskkonnas, kus ta on. Et kas ta siis vajab sealt mingisugust tuge, et selles keskkonnas toime tulla, või ta pigem vajab selle keskkonna muutust ja eriti kui rääkida siis nagu noorte puhul, et teinekord piisab ka nagu sellest, et kui näiteks sellises peredünaamikas mingid asjad muutuvad, kus võib-olla lapsevanemad näiteks, kui nende hoiak nagu mingil määral natukene muutub. Näiteks kui on tõesti vaimse tervisega mingisugused asjad, samad näiteks mingid uneprobleemid või muud sellised asjad, et kuidas lapsevanem sellesse suhtub. Kas lapsevanem pigem nagu pelgab ja on nagu, et ei ole sul midagi viga, et ära nüüd teeskle, võta nüüd kokku või nagu sellised asjad, või on ta vastupidi nagu teises äärmuses ja on nagu apissand küll, et mis nüüd nagu juhtus ja nagu lihtsalt nagu selline liiga ülehoolitsev just, on ju. Et mõlemad, mitte kumbki äärmus ei ole tegelikult väga hea, et just selline ma ütleksin, et selline nagu soe, pehme, hoolitsev kodune keskkond on nagu iga inimese arenguks tegelikult kõige toetavam. Ja see toetab ka seda vaimset tervist ja see toetab ka seda füüsilist tervist. Kui üks noor tuleks sinu juurde probleemiga, et tal on kehv uni ja ta ei oska nagu seda parandada ja iseennast aidata, siis kuidas sina teda aitaksid? Selles töös, olles noorte heaolu spetsialist, ma pean väga-väga täpselt tunnetama enda pädevuse piiri. Et ma ei ole välja õppinud psühholoog, psühhiaater, psühhoterapeut, on ju, et jah, ma olen õppinud inimese arengust, ma tean, missugused on vaimse tervise probleemid,
aga see on nagu kuhugi maani. Ja sealt nagu tekibki nii-öelda läbi selle arutelu, siis kui noor minu juurde tuleb, et mind alati nagu huvitab see, et kuidas või mismoodi, kas tal tekivad mingisuguseid takistusi selle tõttu. Et üks on see, et ta ise tunneb, et tal on nagu võib-olla unega probleeme või et tal on nagu raske uinuda, raske üles ärgata hommikul. Ja me saame nendest asjadest rääkida. Et kas mõned asjad on hästi lihtsad või loogilised, et kas ta näiteks tarbib kofeiini õhtul hilja veel, kas ta veedab väga kaua hilisõhtutundideni aega arvutis või telefonis, mis ka me teame, et tegelikult mõjutab und ja une kvaliteeti. Kas seal on nagu sellised asjad ja võib-olla me saame nagu lihtsamalt, et ta lihtsalt hakkab endale võib-olla teadvustama seda rohkem, ta võib-olla proovib mõnda aega seda, tema une kvaliteet nagu paraneb selle tõttu. See ei pruugi kõikidel üldse niimoodi olla. Ja sealt tulebki nagu see koht, et mina tegelikult ma saan abistada ka selle näol, et ma saan noori nagu suunata sellistele teenustele, kes siis on need psühholoogid ja psühhiaatrid, psühhoterapeudid, kes võib-olla saavad rohkem aidata, rohkem ära teha selles olukorras. Aga võib-olla noorel endal on kah nagu kahtlused selles osas, et kas see on see koht, kus peaks pöörduma või kuidas üldse see psühholoogi juurde registreerima, kas ma pean hakkama kedagi nagu läbi helistama nüüd ja kus ma selle inimese üldse leian. Ja ma arvan, et see on ka üks asi, mis võib tunduda esialgu hästi selline hästi intimideeriv, et hästi palju nagu on informatsiooni kõige kohta, aga et kust kohast mina peaksin nüüd alustama. Ja võib-olla see ongi nagu selline nagu parim asi, mida ma saan teha, et lihtsalt anda talle selle nii-öelda nööri otsa nagu kätte, et me saame alustada siit. Ma olen sinuga sellel teekonnal koos. Ma saan vajadusel ise kellegiga suhelda, näiteks nende samade psühholoogide, psühhiaatritega ise nii-öelda selle, näiteks sinu juuresolekul mingisugune aeg kirja panna või soovitada kedagi, kuhu end registreerida. Võib-olla nagu minu kaudu otsides võib-olla leiab selle psühhiaatri aja näiteks ka või psühholoogi aja ka võib-olla natuke kiiremini, kui nagu ise otsides, võib-olla on ootejärjekorrad ei ole nagu teab mis nagu lühikesed, et võib-olla ka lihtsalt sellisel näol nagu abi ja kasu. Ja siis selline terviklikum vaade ka, et kas see uni nüüd, kas see on olnud takistuseks töö leidmisel või koolitee jätkamisel, et mida me nüüd nende olukordadega teeme. Kas ma saan selles osas ka nagu kuidagi toeks olla või kas või nagu ära kuulata ja nagu, et noor saab ise, me kõik tegelikult, meie selline, me tihti leiame ise endale kõik need kõige paremad lahendused, kui vähemalt need, mis puudutavad selliseid otsuste tegemist. Et on nagu see informatsiooni pool, et võib-olla meil on vaja mingit informatsiooni, et otsust teha, aga vahest meil on vaja ka nagu ennast nii-öelda nagu tühjaks rääkida või nagu nii-öelda, et keegi kuulab ära need teemad, et me saaksime need otsused nagu vastu võtta. Et võib-olla sellisel kujul saan abiks olla.
Millised on siis sinu soovitused stressi ja läbipõlemise vältimiseks noorte seas, kes siis töötavad või käivad koolis? Kindlasti need samad 3, et uni, toit, liikumine. See on natukene utreeritud näide, aga ma olen ka koera omanik, et mul on üks 3-aastane koerapreili ja tema, kui ma teda hakkasin siis välja koolitama, kui ta kutsikas oli ja niimoodi, siis ma sattusin sellise väga huvitava fakti otsa, et kuskil 80–90% koera käitumisprobleemidest, ehk siis kas ta kraabib mingeid asju, kas ta ulub, kas ta on kuidagi, mis iganes sellised probleemid, mis koertel tekivad, 80–90% nendest käitumisprobleemidest on võimalik täiesti ära eemaldada, elimineerida küllaldase treeninguga, ehk siis küllaldase nii-öelda füüsilise trenniga. Kui koer on korralikult väsinud, siis tal ei ole energiat, et kõiki selliseid asju korraldada. Ja ma arvan, et see on midagi sellist, mis tegelikult inimeste puhul ka kehtib. Et ma arvan, et enamus on kogenud seda, et nad nii-öelda, kui me oleme mingit trenni teinud, kui me oleme tõesti nagu pingutanud, trennis kusagil käinud või mingisuguselt, ma ei tea, pikalt jalutuskäigult või matkalt kusagilt tulnud ja me jõuame koju, me viskame, kas istume maha diivanile või viskame pikali voodisse, siis on rahulik olla. Ja see kindlasti on nagu väga hea selline üks esimesi asju, mida saab teha, millele saab tähelepanu juhtida. Jah, uneteemast me rääkisime, toitumine on ka selline teema, et suhkur ei ole meie sõber, et peab seda väga niimoodi mõõdukalt ja sööma, et see ka tegelikult võib tõsta sellist nagu tausta ärevusfooni. Aga siis ka lihtsalt, et ongi keegi sinu elus, kellele saad rääkida sellest asjast. Et missugune see ärevus on, mis hetkedel see ärevus tekib, millega seoses see ärevus tekib, missugused mõtted eelnevad või missugused olukorrad eelnevad enne seda, kui see ärevus tekib. Ja et see teine inimene, ta ei pea võib-olla olema ka alati selline õppinud spetsialist. Aga et see peaks olema keegi, kes saab lihtsalt kuulata ja kes võib-olla neid samu lihtsaid küsimusi teab. Et millal sa seda ärevust tunned, mis olukordades, mis mõtted selle ärevusega kaasa tulevad, mida sa teed siis, kui see ärevus tuleb ja sellised asjad. Ja teinekord sellest piisab, et inimene lihtsalt hakkaks endale teadvustama niimoodi tasa ja targu, et okei, ma näen, et see ärevus tekib näiteks kooliga seoses, hinnetega seoses. Ja kui me tegelikult seda teist inimest kuulame, siis hästi tähtis on ka see, et seda muidugi kindlasti nagu kuuldakse nagu palju või seda soovitust antakse palju, aga tõesti, et ei läheks kohe nagu enda mingisuguste nõuannete ja enda soovitustega ei lendaks peale sinna teise murele, vaid vaid just nagu vastupidi. Et ma tõesti saan aru, et see kõlab väga keeruliselt või see kõlab tõesti sellise ärevust tekitava olukorrana. Ja sellised laused, kuidas me tegelikult saame, öeldakse selle kohta, et nagu me valideerime selle teise inimese emotsioone sellega. Ja tema seeläbi, ta tunneb, et ma ei ole üksi, mind on mõistetud
ja ma ei ole kuidagi imelik selle pärast, sest keegi teine saab ka aru, et tõesti, kui mul nagu sellised asjad juhtuvad, siis see võib-olla tekitabki ärevust. Kuuled ka kellegi teise poolt, et tõesti, see on selline olukord, mis tõesti võib ärevust tekitada. Et sa ei ole nagu hulluks minemas, sa ei ole ebatavaline või ebanormaalne, ütleme siis, vaid et see on inimlik ja see on okei, et vahepeal ongi niimoodi. Et kuidas siis sina motiveeriksid noori siis tervislikumaid eluviise omaks võtma? Ma arvan, et see ei kuulu otseselt nii-öelda minu põhitöölesannete juurde, aga ma võin nende teemadeni sattuda ja tegelikult mul on olnud paar sellist noort, kellega me oleme jõudnud sinna kohta, et ta tahab enda tervise teemadega tegeleda rohkem. Aga see, kuidas me jõuame sinna, on tegelikult just läbi nende samade takistuste. Kui see takistus nagu tekib näiteks selle näol, et noor ütleb, et ta tahaks näiteks minna, tulen suvalise näite, tahaks minna näiteks tegevväelaseks armeesse või tahaks minna politseinikuks või midagi sellist. Aga ta füüsiline tervis ei ole niivõrd hea. Siis okei, see on takistus. Seega see motivatsioon ei tule mitte minult, et näed, sa pead olema tervislikum, vaid see motivatsioon enda tervisega tegeleda tuleb tegelikult tema enda seest. Tema tahab enda eesmärkideni jõuda ja mina saan olla toeks. Ma saan olla toeks, ma saan nagu talle selle asja nähtavaks teha. Et tõesti, kui sa tahad sinna jõuda, siis võib-olla on see tervise teema seal kusagil vahepeal, millega peaks tegelema enne, kui saab päris sinna selle eesmärgini jõuda. Et kas või läbi selle ja eks siis sealt samamoodi see toeks olemine, nagu sa ütlesid, et kas me saame näiteks koos paika panna mingisugused mõtted, et mida see tähendab, et tervislikum, kas see tähendab mingisugust, ma ei tea, toitumiskava või see tähendab mingisugust treeningkava või kust leida informatsiooni ja mingeid sellised asjad. Et võib-olla ka lihtsalt aidata selles infomüras nagu orienteeruda. Et see võib ka vahest olla motiveerima. Aga siis viimaseks küsimuseks, et mis teadmisi sa siis annaksid edasi noortele nii tulevikuks kui ka eluks edaspidi? See on hea küsimus. Kui oleks võimalik, siis see nagu kaabliga niimoodi otse ja download on või wifiga tänapäeval. Aga kas sa mõtled rohkem nagu mingi selline nagu üks konkreetne teadmine? Või siis nii-öelda sul enda nagu kogemusest või et mida nagu üks noor võiks teada, kes on nagu alles nii-öelda tulevikutee on pikk neil veel? Ma arvan, et see nagu ma tegelikult siin ennem ka mainisin, et on okei, kui praegu ei tea. On okei, kui praegu on mingisugune segadus või kui praegu tundub, et kõik on täiesti mõttetu. Et mina tegelikult ka ju, minu mingid esimesed töökohad olid samamoodi, ma niitsin muru. Oli selline tüütu ja selline nüritöö tegelikult. Või olen ka nagu ehituse peal näiteks töötanud ja nagu selliseid asju teinud ja see on okei. On okei seda mingi aeg teha, on okei see sellepärast just, et see ongi see õppimise protsess. Me õpime selles protsessis iseennast tundma, me õpime selles protsessis maailma tundma, aga kõige tähtsam on see, et ma ütleksin, et on selline nagu seismajäämine või selline nagu loobumine. Et kui tekib nagu see, et ma ei tea, ma ei oska, ma enda jaoks nagu välistan kõik asjad, seda ma nagu nii ei saa, et ma arvan, et kui me saaksime nagu välistada ühe selle mõttemustri, siis ongi see, et see välistamine,
et inimene paneb nagu iseenda jaoks mingisugused uksed kinni ja selle asemel, et öelda, et okei, ma ei tea, kas see sobib mulle, aga ma lähen proovin, ma lähen vaatan, mis saab. Just see sama, et ma lähen vaatan, ma lähen õpin, ma saan teada midagi. Et ma arvan, et see on üks selliseid kasulikumaid ja selliseid edasiviivamaid asju. Ja teine tähtis teadmine on see, et sa ei ole üksi. Et asjad lähevad paremaks ja sa ei ole üksi. Et ükskõik kui keeruline võib-olla see olukord nagu tundub või kui vähe seda motivatsiooni praegu on või tõesti, kui lootusetu on näiteks mingisuguses valdkonnas tööle saada, siis tule, räägime, võib-olla see on lootusetu, võib-olla mitte, on ja, et aga me saame proovida, me saame vestelda ja ma arvan, et koos me leiame ka mingid lahendused ja vastused. Aga aitäh, et sa tulid, Rando. Aitäh sulle ka, aitäh kutsumast. Ja näeme järgmises episoodis.